Kuna USA ja Iraani kokkulepe on endiselt sõlmimata, püsivad pinged Hormuzi väinas kõrgel. Iraani revolutsiooniline kaardivägi IRGC teatas, et tulistas öösel rakette USA õhuväebaasi pihta Kuveidis, kus nende väitel USA väed korraldasid rünnakuid Lõuna-Iraani vastu. Pärast agressiivset USA sõjalist rünnakut täna Koidikul Bandar Abbasi rahvusvahelise lennujaama lähedal, kus kasutati õhust lastud mürske, sihiti kell 4:50 hommikul Ameerika baasi, kust rünnak alguse sai. Islami revolutsioonilise kaardiväe vastus oli tõsine hoiatus, et teha vaenlasele selgeks, nende agressioonile ei jää vastuseta. Ja kui seda korratakse, on vastus veelgi otsustavam ning tagajärgede eest vastutab agressor. Ameerika ametnik ütles, et USA sõjavägi korraldas õhurünnakuid Iraani sõjalise objekti vastu, mis kujutas ohtu USA vägedele ja laevaliiklusele Hormuzi väinas. Kuid Iraan ei ohusta väina ainult sõjaliselt, vaid peab ka läbirääkimisi Omaaniga strateegilise veetee ühiseks haldamiseks. Vastuseks teatas USA rahandusministeerium sanktsioonidest Iraani Pärsia lahe väina ameti vastu. See on Teheraani uus ametkond, mis kogub tasusid strateegilise veetee läbimise eest, hoiatades, et kõik osapooled, kes maksavad teemakse või tasusid või teevad selle ametiga koostööd, võivad sattuda sanktsioonide alla. Kuid USA president Trump läks sammu võrra kaugemale, esitades ebatavalise ähvarduse Omaanile. See on rahvusvahelised veed. Keegi ei hakka seda kontrollima. Me hoiame selle silma peal, aga keegi ei hakka seda kontrollima. See on osa meie läbirääkimistest. Nemad tahaksid seda kontrollida. Keegi ei hakka seda kontrollima. See on rahvusvahelised veed ja Omaan käitub nagu kõik teisedki. Ning me peame nad õhku laskma. Nad saavad sellest aru. Nendega on kõik korras. See ähvardus tuli paljudele üllatusena, kuna USA on hoidnud sidemeid Pärsia lahe sultanaadiga juba sajandeid, alates 18. sajandi lõpust. Kuid Trumpi administratsioon on viimastel kuudel muutunud omaallaste suhtes üha enam pettunuks. Hoolimata sellest, et Muscat vaendas Teherani ja Washingtoni vahel enne sõda, rääkis ta konflikti ajal avalikult USA vastu, süüdistades Washingtoni selles, et nad on kaotanud kontrolli omaenda välispoliitika üle. Mis puudutab Omaani, siis tundub nad tugevdavad oma sidemeid Iraaniga piirkondliku ümberjoondumise taustal. Selle nädala alguses allkirjastas Omaani sultan Haytham bin Tariq täidesaatva dekreedi, millega käskis Omaanil suurendada oma kaubandus- ja majandussuhteid Iraaniga. Ta andis ka korralduse vahetada välja mõned oma pankade harude juhid, et kiirendada tehinguid Iraani kaupmeestega. Väidetavalt püüab Muscat võtta enda kätte Iraaniga toimuvat ebaseaduslikku kaubandust, mida on aastakümneid tehtud Araabia Ühendemiraatide kaudu ning saada Teherani rahapesukeskuseks. See on juba keskuseks, mis toetab Hutisid ja relvade salakaubaveo operatsioone. Nii valmistutaksegi ette, et Omaanist saaks Iraani sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustike keskpunkt pärast sõda. Kui USA ja tema piirkondlikud liitlased sellele vastu ei astu, pakub see kujunev liit tõenäoliselt Islamivabariigile väga vajalikku majanduslikku päästerõngast.